Elas kord väike poiss, kes oli õpilaseks ühe vägeva sortsi juures. Õpipoiss tahtis selgeks saada kogu maailma võlutrikid, et temagi oleks ühel päeval sama vägev kui sorts. Ta rügas sortsi juures terve aasta, ent kogu selle aja jooksul ei õpetanud sorts talle ainsatki loitsu. Õpipoiss pesi sortsi kõledas lossis päevade kaupa põrandaid ning küüris klaasist nõusid, milles sorts oma võlujooke segas. Vahel läksid nõudepõhja jäänud joogid omavahel segamini ja tegid väikese paugu. Vahel haisesid need vastikult või moodustasid suitsupilve sisse naeru näo, mis peagi laiali hajus. Ent võlukunstile lähemale õpipoiss ei pääsenud. Isand, millal õpin mina niimoodi võlutrikke tegema nagu teie, küsis õpipoiss ühel päeval. Äkki saaksin teha ühe väikese tulekera või näiteks lendama õppida, kas või õige pisut maapinnast kõrgemal. Võlukunst tähendab rasket tööd ja õppimist, mitte lendamist ja paugutamist, vastas sorts ning pani oma loitsuraamatu kappi luku taha ära. Sina oled siin selleks, et õppida tõelist võlukunsti, mitte mingit mustkunsti. Marss tagasi tööle. Sorts oli väga tõsine ja range mees ning õpipoiss kartis teda pisut. Sestap jätkas õpipoiss küürimist, igatsedes sellegi poolest pisutki tõeliselt loitsida. Ühel päeval teatas sorts õpipoisile, et läheb mõneks päevaks ära ning et õpipoiss peab tema äraoleku ajal suure saali korda tegema. Pilt, mis õpipoisile suures saalis avanes, oli kohutav. Mustus kattis põrandat koorikuna. Kõikjal oli kuhjade viisi räpaseid padaseid ja tolmuseid klaaspeekreid. Isegi loomapeade topiseid seintel katsid ämblikuvõrgud. Selle kõige puhtaks küürimise peale tõotas minna kaua. Sorts lahkus. Õpipoiss otsis mopi üles ja vinnas kaevust pangetäie vett. Ta hakkas põranda küürimisega ühest nurgast peale, hõõrus mustuse maha ja lõi nurga särama. Tunni või paari pärast tõusis ta püsti ning sirrutas oma valutavat selga. Ta oli puhtaks pesnud vaid tillukese osa põrandast. Ülejäänu oli sama räpane kui ennegi. Õpipoiss jättis mopi maha vedelema ja läks töötuppa uitama. Teda üllatas, et isanda kapp ei olnudki lukus. Kapi ukse vahelt sisse piiludes nägi ta sortsi loitsuraamatut. Ta ei tohtinud seda puudutadagi, saati siis sinna sisse vaadata, kuna sellest raamatust pärines kogu sortsi vägi. Põgus pilk ei tee ju paha, mõtles õpipoiss. Ta võttis loitsuraamatu kapist välja ning avas selle. Raamat vajus lahti leheküljel, kus oli majatarvete liikuma panemise loits. Huvitav, mõtles õpipoiss. Kas mopp võiks õige minu eest ise põranda pesta? Õpipoiss luges leheküljel kirjas olevad sõnad valjusti ette, osutades samal ajal mopile. Esialgu ei juhtunud midagi. Siis aga mopp raputas ennast, tõusis põrandalt püsti ning hakkas iseenesest põrandat küürima. Ta kastis end koguni ise ämbrist märjaks, mis järel läks tagasi tööle. Vaat see on alles ime, hüüdis õpipoiss valjusti. Ta istus toolile ja vaatas pealt, kuidas mopp põrandat küürib. Peagi oli ämbrist kogu vesi otsas, ent mopp muudkui nühkis. Õpipoiss lehitses loitsuraamatut ning leidis sealt loitsu, mis tekitas vett. Ta suunas loitsu pange poole ja otsekohe oligi see vett pilgeni täis, seebivaht peal hulpimas. Peagi oli mopil kogu põrand särama küüritud, ent mopp ei peatunud. Ta läks tagasi esimesse nurka ja alustas uuesti. Õpipoiss uuris loitsuraamatut, ent ei leidnud sealt juhtnööri loitsu peatamiseks. Varsti hakkas ta nühkima ka pikkadel laudadel leiduvad esemeid, lükates seejuures ümber igasugust võluvarustust. Kuule, lõpeta nüüd,
hüüatas õpipoiss. Ta ajas moppi mööda saali taga, kuni sai sellest viimaks mõlema käega kinni haarata. Ta murdis mopivarre pooleks. Nii palju siis sellest, ütles ta. Ent lugu polnud veel läbi. 2 poolikut moppi hakkasid kasvama ja võrseid ajama, kuni lõpuks oli 1 mopi asemel saalis 2 tükki. Mõlemad mopid tormasid mööda saali ning muudkui pühkisid ja lõhkusid. Korraga märkas õpipoiss, et ta jalad olid märjad. Pangele pandud loitsu tõttu pahises sealt vett üle ääre. Seda oli juba terve saali põrand täis. Õpipoiss haaras vasara ning ajas moppe nii kaua taga, kui sai need kätte ja lõhkus tükkideks. Ent igast mopitükist kasvas uus mopp, kuni neid lendas ringi juba terves 100. Vesi kerkis juba nii kõrgele, et õpipoiss pidi ujuma hakkama. Ta proovis moppe minema peletada, ent neid oli igal pool ning nad lõhkusid kõike, mis ette jäi. Kui vaid mu isand nüüd siin oleks, hüüdis hirmust õpipoiss. Äkitselt kostis kõuekärgatus ja välgusähvatuse saatel ilmuski välja Sorts. Ta viipas käega ning vesi oli kadunud. Tema sõrmenipsu järel aga kukkusid kõik mopid põrandale ja muutusid taas üheks ainsaks liikumatuks mopiks. Palun, ärge moondage mind konnaks, anus õpipoiss, kes oli endiselt läbi märg. Jätsin kapiukse lahti, sest tahtsin teada, kas sind saab usaldada, ütles Sorts. Olin kindel, et hakkad võlukunsti vigurdama otsekohe, kui mu loitsuraamatu avad, ent ma ei naasne enne, kui sa oled ise näinud, mida metsik võluvägi teha võib. Palun väga vabandust, isand, ütles õpipoiss. Ilma teie loata ei topi ma enam mitte kunagi oma nina võlukunsti. Sorts käskis poisil segaduse käsitsi ära koristada, et mingit muud karistust ta oma õpilasele ei määranud. Pärast aastate pikkust rasket tööd sai õpipoisistki viimaks vägev Sorts. Ta ei unustunud aga kunagi õppetundi, mille õpetaja talle tol päeval andis.